No tervist kõigile, kes siin on ja kes kohe tulemas on. Täna räägime varjatud puudusest, peamiselt siis küll järelturu kinnisvara võtmes, kuid see puudutab ka loomulikult siis uusarendusi. Meie büroo vaatest on väga selge. Parim võimalus kinnisvara ostuga mitte näppu lügata on aru saada, mida ostetakse. Samamoodi müüja vaatest, mida müüakse. Seega alati tasub kaasata kinnisvara müüki professionaalne maakler, kes annab vajalikud suunised, mis moel dokumente vormistada, kuidas kontrollida kinnisvara seisundit siis ehitisregistris ja veel palju kaasnevad sellele. Nii et kaasake alati professionaalne maakler. Kui me räägime tänase päeva võtmes varjatud puudustest, siis mis imelik loom see on? Minule teada olevalt ei ole ta üldse loom. Enamasti isegi ei tea, kes või mis ta on, sest seaduses ei ole väga täpselt määratus selle kohta. Samas on kohtupraktika andnud meile juhised, millest me siis lähtuda saame. Praegusel juhul, nii nagu eelmises kõnepaneelis meil advokaat Kristjan Keres Legal Emeraldist ütles, varjatud puudustest teatamine siis peaks just toimuma mõistliku aja jooksul ja 3 aasta jooksul järelturu kinnisvara puhul. Ja vanema kinnisvara puhul me räägime siis uue kinnisvara puhul räägime siis teatamise ajast 5 aastat. Et kui me nüüd korraks sukeldame ehitustehnilise poolde ja vaatame, missugused siis võivad olla järelturu kõige sellised levinumad varjatud puudused, siis siin on meil mõned sellised toredad pildid joonistatud. Et alustame siis sellest, alati oleks mõistlik aru saada ostjal, missuguses seisus on erinevad tehnosüsteemid. Need tehnosüsteemid, olgu see siis küte, elekter, jahutus, ventilatsioon, sest kui meie kütte ja ventilatsiooni tasakaal ei ole hoones tagatud, siis on üsna selge, et hoone kestvus ei ole väga pikaajaline. Lisaks sellised lihtsad asjad, mida iga ostja ise saab vaadata, võib-olla märkate kusagil akendenurkades või ruumide välisnurkades hällitust või tunnete kopituse lõhna. Lõhnaraju on muidugi kõigil subjektiivne, aga hoolimata sellest võib saada olulise indikatsiooni. Nii et kui sellised viited on, et kusagil ruumides näete hallitust, siis on selge, et tasub sügavamale kaevata ja püüda aru saada, millest probleem on. No, puudulik dokumentatsioon, sellest ka mõneti varem rääkisime. Järelturu kinnisvara puhul iseäranis sageli esinevad olukorrad, kus siis erinevad tehnoseadmed ei ole ehitisregistrisse kantud, kus võib-olla hoone enda arhitektuur ei ole ajakohane, et mida see siis tavainimesele ütlema peaks. See võib meile öelda, et ühel päeval, kui meil on kindlustusseltsi abi vaja, siis võib-olla kindlustusselts ei ole meile toeks, kui meil on mõned asjaolud siis FIR-is kajastamata ja hiljem üsna sageli on siis probleem edasi müümisega, ehk siis, et pangad täna soovivad näha, et kinnisvara, mida nad siis finantseerivad, et see oleks igal juhul igas aspektis vastavuses ehitisregistri andmetega. Et mida see meile siis potentsiaalselt öelda võiks, kui ehitisregistri andmed ja reaalne olukord kokku käib, me võime eeldada, et siis hoone võiks olla justkui kasutamiseks õigustatud. Mida siis varjatud puudused kaasa toovad, et kui uus koduomanik on õnnelik ja näiteks ühel päeval vajub läbi köögipõranda või saab aru, et sanitaarruumis mingil põhjusel põrandaplaadid hakkavad ühekaupa ära tulema,
et siis ei ole tegu doominaga, vaid siis sandruumi põrand on ikkagi lagunenud ja tahab ilmselt see ruum kapitaalselt renoveerimist. Et selle tõttu on siis vaja vaadata sedapidi, et kui suured on need potentsiaalsed lisakulud, mis siis võivad olla järelturu kinnisvara soetamisega, ehk siis, et missugused on kriitilised remondivajadused selleks, et hoone säiliks ja ruumid oleksid kasutatavad, ilma et see tooks kaasa terviseriski. Loomulikult õiguslikud vaidlused, varjatud puuduste vaidlused siis osta ja müüja vahel tehingujärgselt. No ja loomulikult elukvaliteedi langused. Kui ma duširuumis asjakohaselt toimetada ei saa ja duši all käia ei saa, no siis ma pean minema ilmselt jõusaali ja seal duširuumi kasutama. Et mida siis ehituskaitsebüroo oma spetsialistidega saab teha selleks, et ostja ja müüja oleksid samal lainel ja saaksid aru, mida ostetakse ja mida müüakse. Et visuaalse vaatluse käigus me hindame ära siis vastavalt kõik tarindid, mida me oleme kliendiga kokku leppinud. Kes eelmist paneeli kuulasin, hea kolleeg Toomas Rapp tõi välja selle, et tegelikult visuaalse vaatluse käigus on võimalik suuremas asju ja asjaolusid kinnisvara tehnilise seisukorra kohta tuvastada. Selles võtmes oleme ka täiesti nõus. Küll on päevselge, et 100% kõiki varjatud puudusi järelturu kinnisvara puhul ei ole võimalik leida, sest konstruktsioone tavaliselt ostu-müügi käigus keegi ei ava, põrandaid ei lammutata, et vaadata, mis seal all on. Aga erinevad värgid viitavad võimalikele siis probleemidele või vastupidi, erinevad värgid viitavad, et hoone on pikaaegselt veel kasutatav ja on stabiilne. No vot, nüüd on küsimus, miks tellida enne kinnisvaratehingut ülevaates? Kogu see eelnev jutt. Ostja teab, mida ta ostab ja müüja teab, mida ta müüb. Sest kui ostja peaks tellima kinnisvara seisukorra hindamise enne ostu-müügitehingu sõlmimist, siis alati on mõistlik seda infot jagada ka müüjaga. Sealt võivad tulla välja erinevad asjaolud, võib-olla müüja tahab täpsustada teatud asju, kirjaliku raporti valguses, millele siis saab ja teatud võib-olla tehniliste asjaolude osas ja seetõttu tasub kindlasti ostjale müüjale omavahel selle informatsiooni jagada. Nii, väga selgelt välja toodud. Ostja saab kinnisvara ülevaate, kinnisvara seisukorra selge ülevaate, saab teha asjakohase otsuse, ei pea kobama pimeduses, ei pea oletama, et mis seal aluspõrandate all on, ei pea nuputama, kas pööning on tuuldud või juba hallitab, no ja nii edasi. Müüjal on loomulikult oluline riskide vähendamise võimalus läbi sellise kontrolli. Veel kord 100% garantiid anda keegi ei saa, et kõik võimalikud tehnilised asjaolud on selgunud ülevaatuse käigus, kuid samas on riskide vähenemine oluline. Et on üsna tõenäoline, et nii ostja kui müüja, kes enamasti ei ole ehitusvaldkonnaga seotud ja võib-olla üldse ei tea ehitusest midagi, siis nendele kindlasti on suureks abiks, kui siis pikaajalise kogemusega ja kindla süsteemi järgi teostatav kontroll on tehtud ja kirjalik raport koostatud kogu informatsiooni kohta. Nii, siin on väike checklist, kes tahab, saab foto teha, et kes uut kodu läheb ostma, olgu siis uus või järelturu kinnisvara. Et siin siis te näete, mida on võimalik visuaalsel vaatlusel kontrollida, mida me alati soovitame teha. Ma nüüd teen natukene huumorit ka, aga teisipidi on see väga asjakohane pilt. Siin on nähtavad kõik erinevad sellised peamised tarindid, mida siis ostjal oleks mõistlik enne kinnisvara ostmist kontrollida.
nii, kas kõik said pildi peale? Sina ka, jah? Väga õige. Ma saan aru, et sa oled uut kogu ostma. Oh, väga. Cool. Pärast võib küsida, kui midagi vaja. Uusehitiste puhul siis loomulikult on ehitustehnilised riskid oluliselt madalamad kui järelturu kinnisvara puhul. Et eelnevas vestluspaneelis seda teemat me siin laakasime, et ennekõike kui uusarenduse korterit maja osta, siis kindlasti tasuks uurida arendaja tausta, kas arendaja on olemas ka pärast seda, kui raha on makstud. Tasuks võib-olla tõesti uurida, et kes on sellele arendusele leidnud omaniku järelevalvet ja sellest võib-olla me saame siis sellise info, et vähemasti eelduslikult, missuguses kvaliteedis on ehitusjuhtimine. Meie kogemus näitab seda, et ehitusjuhtimine, sealhulgas siis kogu ehitamisprotsessi ja planeerimisprotsessi järelevalve toob nagu olulise kasu, ehk siis, et kui ehitusjuhtimise protsess on väga selgelt paigas ja kontrollimeetodid on väga selgelt implementeeritud, siis riskid sellele, et väga olulisi puudusi uue kinnisvara puhul on üsna vähesed. Meil on küll siin hiljutises meediaruumis muidugi kõigile teada, et on siin korterelamutega ka juhtunud olulisi probleeme, aga tänaseks neid vist on siin lahendatud ja need on pigem siis erandlik kui tavapraktika. Kui meie oma büroos kohtame klienti, kes tuleb, ütleb, et ta tahab osta kapitaalselt renoveeritud korterit nõukaaegses paneelmajas, siis meil tõuseb alati juuksevärjad püsti. Mis tähendab seda, et väga palju riske on sellega seotud, ennekõike siis tuleb kontrollida, et kes selle korteri renoveeris. Kui Jüri ja Pets koos seda korterit renoveerisid, tegid kapremondi, ei ole väga selgelt teada, kuidas nad midagi tegid, kas dokumendid on selle kohta koostatud, kas tehnosüsteemid on paigaldatud selliselt, et need korteriühistu üldist tehnosüsteemide seisukorda ei riku, kas tehnosüsteemid on rajatud viisil, kus kõik sellised võimalikud lekked on välditud ja nii edasi, siis tegelikult võib olla sellise liitsütikuga pommi. Et võib-olla kõige kriitilisem, mida nende, pilt on ka roode, näete paneelmaja, mida selliste majade puhul siis on tehtud, kuna nõukogude ajal võib-olla seite ja lagede sellisele joondumisele väga tähelepanu ei pööratud, siis kaasajal loomulikult nii-öelda siis flippija, kes selle korteri korda teeb ja edasi nüüd, tema on tõmmanud küpsplaadi seina. Ja kipsplaadi taha tihti pannakse ka villakiht. Aga see toob omakorda kaasa sellise olukorra, kus selline, nagu pildi peab vaatame, siis renoveerimata fassaadiga paneelmaja siseseitesse tegelikult hakkab kondenseerima niiskus ja siin on ainult aja küsimus, kui need ilusad seespoolt villaga soojustatud kipseinad hakkavad hävitama. Et siin ei ole küsimus selles, et kasv või et kuna. Nii et järjekordne selline oluline risk, mida siis nende täis renoveeritud korterite puhul võiks tähele panna. No ilmselt maaklerit jällegi, maaklerit on hea kumarus, ütlen alati kaasata professionaalne maakler. Kui te hakkate müüma oma korterit, millel on maha võetud vaheseinad näiteks, muudetud planeeringut, viimase aja trend on, meil laadega jõuab palju infot selle kohta, et inimesed on võtnud maha vaheseina näiteks siis elutoa ja rõdu vahel ja rõdu kinni ehitanud. Ja see tähendab seda, et tegelikult on võetud siis korteri omandi ühisosast jupp enda ärakasutusse. Ja sellist olukorda tagantjärgi seadustada, no meie büroo kohaselt on see väga keeruline. Tundub, et see on selline protsess, mis eeldab kõikide
teiste korteriomanike nõusolekut, et me siis võtame nende osast natukene vähemaks ja saame ise juurde. Ja lisaks sellele kaasneb sellega erinevate eriosade auditite koostamise kohustus ja seetõttu see protsess on väga keeruline. Nii et erinevad asjad, eemaldatud vaheseinad, muudetud ruumiplaneering, mis on väga tavaline, köök tõstetakse elutõppa, köögi asukohta rajatakse magamistuba ja need on need riskid, sellised ehitustehnilised lahendused võivad kaasa siis selle riski tuua, et on seadustamata kogu see ümberehitus. Ja seetõttu, kuna on seadustamata, ei ole võimalik ka alati määrata, et mismoodi siis on tegelikult midagi ehitatud. Ja enamasti siis pank ilmselt ikka väga küsib, et kuulge, mis selle korteriga toimunud on ja pangal on siis valik, kas ta annab laenu või ta annab laenu tingimuslikult, et uuel omanikul, kes pangalaenu kasutab, on võib-olla siis kohustus mõne jooksul, kas see periood on 6 või 12 kuud näiteks, kogu korteri planeering siis seadustada. Aga neid variante on väga palju, ma arvan lihtsalt ühe näite teha. Nii nagu eelnevalt räägitud, siis erineval ajastul rajatud kinnisvara osas me saamegi kontrollida lihtsalt erinevaid tarindeid. Kontrollides erinevaid tarindeid me ei võta kusagilt siina lahti, me ei lammuta eelmise korteriomaniku korterit juppideks või ei võta, ma ei tea, majaomanikul näiteks katust maha. Aga samas visuaalsete ülevaatuste käigus suudame me suurema osa võimalikke probleeme tuvastada. Ja koostame oma ülevaatuste kohta kirjaliku raporti, kus siis on antud ka soovitused edasisteks tegevusteks. Sealhulgas ja mitte sellist soovitust me tavaliselt ei anna, nagu siin varem üks maakler meil eelmises ringis ütles, et lükata siis ära maha, et sellist soovitust me ei anna. Et pigem viitame ehitustehnilistele lahendustele, mis võimaldavad siis korteri või elamu seisukorda parandada selliselt, et ta oleks kasutuseks mugav, pikaealisus säiliks ja et oleks ohutu ka. Ja ennekõike siis meie vaatest ikkagi, võtame nii, et mina võib-olla olen maailmaparandaja, aga mina küll tahaks, et ostja ja müüja saavad kinnisvara tehnilisest seisukorrast ühtemoodi aru. Ehk siis, et kui meil on ühine inforuum ja me oleme kogutud info kirjalikult fikseerinud, nii nagu advokaat soovitas, et alati pange kõik kirja, mida ostate ja mida müüte, siis see on potentsiaalselt parim ennetusmeetod, kuidas vältida hilisemaid tehingujärgseid vaidlusi kinnisvara puuduste üle. Nii, rohkem infot leiate meie kodulehelt. Mina olen Marko Sõrts, ehituskaitse Troost. Tänan suurepärase võimaluse eest. Kõike head, ilusat päeva teile! Jaa, aitäh!